South Estonia Rally finish. You came here for preparation for Rally Estonia. Is it all that you got here for the 3 days or something we're missing also? Well, obviously we worked through some stuff. I think as a driver you always want more, but in the end we got some good information, tried a few different things, so it's definitely worthwhile coming. Mixed conditions, you didn't add any like dry gravel stages, so how does that affect before Rally Estonia? Well, it depends a lot on how Rally Estonia will be. Of course, we'd be very happy to see conditions like this since we have to open the road there, but for that we have to wait and see. Karl-Martin, Lõuna-Eesti ralli finish, sinu jaoks ka samamoodi ettevalmistus ikkagi Rally Estoniaks, et kuidas sa selle ralli nüüd tagasi vaatad? Ja, just, et eks ta meil selline põhieesmärgi ja fookusega oli et Rally Estonia testiralli, et just kilometraaži võtta ja just uued teed jälle ja uued kogemused ja just uued sellised nüansid, et kus sai jälle siis hooga kiiresti sõita, et tunneta, mis auto erinevate nukkide peal teeb, kuidas ta nende käitub ja mis hooga saab mingites kohtades minna, et see oli kindlasti väga hea. Saime siit päris palju kaasa võtta, et just sellised tee mõttes, et okei, et mingisuguse kohad läksid päris katki, aga just selle mõttes ka, et eks ilmselt Rally Estonia on samamoodi neid kohti, mis läheb katki, et just selle koha pealt, et saime seaded natuke paremaks ja üleüldiselt ralli kulgedes saime autod järjest paremaks ja läksime õiges suunas, et lõpuks saime päris hea tunde juba kätte ja eks siit edasi on veel kindlasti veel testida palju, aga nüüd hakkab auto juba põhimõtteliselt käppa saama ja juba aru saama, mis auto mingid nurkade peal teeb, aga ei, selles suhtes on tunnen hea, ralli oli väga äge. Priit, palju õnne M3 klassivõit Lõuna-Eesti teedelt, et kuidas ise vaatad nüüd selle tagasisele võistluse tegelikult päris erinevad ilmatingimused olid ka, et kohati saite kuiva, kohati saite vihma ja tegelikult päris kuivades oludes nendel Lõuna-Eesti Haanja teedel seekord vist üldse sõita ei saanudki. Ja, et olid ilm oli vahelduv ja teed läksid üllatavalt katki ja pehmeks isegi, et see sellist ei ole varem väga näinud siin kandis. Eriti nüüd teine läbimine, aga võtan kokku lõppkokkuvõttes positiivselt, et see aasta on läinud veits Karl-Göte üle kivide känduda, et nüüd on jälle uus ja tegelikult Allan sai väga hästi hakkama oma selle lugemisega ja oma tööga, mis kõrval peab tegema, aga kripeldama jääb selles mõttes, et kui üldarvustuses meie nagu EM3, või tähendab siis Rally 3 klassi vaadata, siis meie ikkagi türklasega sõitsime täpselt nulli ja mis tähendab seda, et vaadatakse esimese katse tulemust, et tema meist seekord ettepoole, aga jah, EM3 klassis on meil esimene koht, et ma arvan, et see positiivne tulemus siit saab ilmselt, kui me niisuguse tempo suudame ka Rally Estonial üle kanda, et siis me võiksime olla päris top 5. Loodetavasti. Tegelikult teil oli päris tihe andmine ikkagi Rannoga kuni lõpuni ja Ranno kahjuks sai sinna viimasel katsele esimene parem ratas vaatas sinna suunda, kus ta ei tohtinud vaadata, et tegelikult oli heitlust ka ju. Oli ikka jaa, et enne viimast katset Ranno ütleski, et meil on 5 sekundit vahet, et nüüd ma lähen võtan 8 tagasi, et mõtlesin, aga mine, proovi. Ei, äge, kihvt ja ütleme pooleaastane paus ja tulime siia ja saime klassi ära võetud. Tahtsin just küsida selle pausi kohta, et nagu sa ütlesid ka juba pikk paus on nüüd olnud, et nüüd järgmised Eesti meistrivõistluste rallit, kuidas näeme siin seal ka stardis või mis su edasise hooaja mõtted on? Ma arvan, et ikka jah. Mis järgmine vist Paide meile? Ma arvan, et näeme ikka. Alustaks siis eilsest päevast, et 2 kruusa, 2 asfalti, kuidas rütmi paika said ja kuidas tulema hakkas? Ei, metsas oli enam-vähem okei, et võib rahule jääda. Tavaliselt olema esimesel katsel rabedam kui seal olin, nii et okei, ja linnaga ei ole eriti rahul, aga enam-vähem. Kui tulla tänase päeva juurde, siis katsetel oli päris palju asfalti ja kruusa segamini ja nägin palju pikaks laskmisi, et kas kui keeruline oli täna sõita? Selles mõttes asfalt-kruus segamini mind ei ole kunagi väga häirinud, et peaasi, et on ühtlaselt kuiv või ühtlaselt märg, et siis on hästi, aga Soomest tulles arvasime, et Lõuna-Eestis pole enam üldse nukke, aga tegelikult on ja kuidagi Eestis on ikkagi voolavam ja kuidagi mõnusam, et ma ei tea, kas ma lihtsalt olen eestlane või mitte, aga siin meeldib. Sõitjad, kui palju sul Võru teedega varasemad kogemust on? Eelmine aasta sõitsime, siis meil on mõned testid ka tehtud ja Läti on peaaegu samasugune kiire nukkidega, et mingi kogemus on ikka. Kuidas nüüd tagantjärgi hindad, kuidas rajakirja saite?
ma ütleks, et päris hästi sai, et rekkel sai ka hästi ja siis veel reede õhtul vaatasime siis tänased katsed üle. Eilse päeva juurde tulla, siis 2 kruusa, 2 asfalti, kuidas nii-öelda rütmi paika said? Ma ütleks, et see kruusamaa läks enam-vähem, aga linnakatsega oli natuke probleeme, et alguses on nende betoonide vahele keerama, aga siis teine läbimine läks paremini ja metsa läbimine läks ka teine läbimine veel paremini siis. Tänane päev oli selline klassikaline Haanja püügi oma trikkidega, et kui te kindlalt ennast tundsid ja kuidas välja tuli? No ma tundsin suht kindlalt, sest mingid teed kattusid eelmise aastaga ja ma oskan ma saan aru nukkidest ja ma ei karda neid ja ma tean, mis mind ees ootab, kui legend vastab tõele ja on hea. Viimane sõit Saaremaa ralli, et pikk paus oli ees, et kuidas nii-öelda käima said ja mismoodi rütmi paika said? Jah, oli Saaremaa ralli viimati, ma ei tea, pool aastat on mööda läinud, eks see väike paus ikka teeb, alguses on keeruline ja proovid saada kuidagi ennast käima, aga siis justkui pead vajutama ja siis niimoodi, et hakkasime algusest minema ja tegelikult see hoog tekkis ja läks kogu aeg aina paremaks, et midagi üleliia hullu ei olnud. Tänane päev oli sellist asfaldilõike oli ja klassikalist Haanja üle nukkide minekut, et peale pikka pausi, kui kindlalt tundsid ennast? Ega ütlen öelda, et reketes alguses ikka päris palju kirjutasin aeglasemaks, et pärast ma pidin kõvasti kodutööd tegema, et vaatasin videod ära ja siis tegelikult ikka 4 tegin vahest 5 plussideks, et eks seal oli omajagu tegemist, aga samas sõiduajal ikkagi klappis ja eks ta kõige lihtsam ei olnud, aga samas tulime turvaliselt läbi, mingit momenti ei olnud ja see on põhiline, et suutsime ikkagi konkurentsis olla. Kuidas selleks ralliks valmis panite, kas tegite testi või? Käisime ja tegime Missola-istel testi, tunneli ja mingid seaded saime paika, meelepärasemaks natuke. Rohkem midagi muud ei olnudki väga. Kui nüüd tagantjärgi hindad, kui hästi see üle nukkide mineku rada kirja õnnestus saada? Ei, tegelikult on peale Soomet on oluliselt lihtsam, et pole võrreldagi. Kui nüüd hakata seda rallit lahti rääkima, eile oli 2 kruusa, 2 asfalti, kuidas välja tulid? Alguses oli rabe ikka, aga läks paremaks ja lõppkokkuvõttes oli päris hea. Tänane päev oli klassikaline Haanja, kuigi sellist kruus vaheldus asfaldilõikudega, kui keeruline täna oli? Kohati oli natukene, et see pidamise vaheldus, aga hullu polnud, harjus kiiresti ära ja saime hakkama. Viimase katsega tõusite võitjateks, et millised viimase katse sündmused olid? Viimase katse sündmused olid need, et tahtsime nii-öelda natukene peal hoida ikka, et teiseks ära tulla ja surusime ja juhtuski siis nii lihtsalt, et pressisime ennast nii-öelda võib öelda kogemata esimeseks 0,7-ga. Oli selline maksimaalne risk või kontrollitud sõit? No, kui ma ausalt ütlen, siis ikkagist natuke oli riski ka ikka sees, et päris niimoodi niisama ta ei tulda. Kui rallist üldisemalt rääkida, siis eilne päev 2 kruusa, 2 asfalti, kuidas rütmi kätte saite? No eilse päeva metsakatse oli ikka hoopis teine, mis täna olid, aga eile oli ju 2 linnakatset ja nendest mõlemad võitsime. Ja metsas olime ka, kõik oli hästi, et vahed olid väga väiksed õhtul, ma ei mäleta, kas oli mingi 2,8 või 3,8, mis ta oli Nõlvaku ees, aga Nõlvak läks täna uljaks. Me tänased viimasest katsest me rääkisime, aga sündmused viimase katseni, et mida olulist välja tooksid? No eks selle rallivõidu tegelikkuses saab tuua sellena välja, et eelviimasel katsel hakkas vihma sadama, meie läksime esimesena peale, saime kõige vähem vihma, mida auto edasi, seda rohkem nad said ja sealt see edu tuli, muidu kui ütleme nii, et vihm päästis meid, et kui vihma poleks olnud, siis me rallit ei oleks võitnud.